mahu. Vist ei mahu. No, veits märg või? Siin natuke läheb aega. Ma siit vist edasi ei lähe. Abikaasa kutsus mind romantilisele õhtule. Päikeseloojangut vaatama, sa näed nii nunnu välja. Kutsus mind rabasse. Õues on nii külm, et ma pidin päeva salli. Ma võtan selle õppevideo jaoks järgmise maleva jaoks, kui nad väidavad, et need on liiga rasked lauad. Hetkel see ei ole väga matkakõlbulik, lihtsalt nii kõrge vesi on, näete? Nii kõrge. Jõest üle tulnud vesi. Igal pool on vesi. Minu kummikust ei läinud sisse, aga Margol läks. Lisaks kardan ma siin sillal olla. Oh, kui ilus. Mis sa tegema hakkad? Noh. Rabavett. Mis teed? Ja kui sul on jänu, siis sa võid alati rabasvett juua seda pärast. Raba. On loosi näinud. See on nagu füüsiliselt väga raske rabas kõndida. Et maastik on siuke vetruv. Normaalne metsamees oled sa. Ja nüüd siis tagumiku kontroll, kas on märg näita? Ei ole jah. Okei, usun sind. Katsu nüüd näidata välja, et sul ei ole raske. Ei ole. Vaat seda tehakse romantikat. See on Margo arusaam romantikast. Ta tõi mind Mündirabasse päikeseloojangut nautima ja see oli ainuke kuiv koht, kus istuda. Ja teeme uue rässaresta pesa. Miks see hea koht on? Tuulevari. Okei. Puhu seda niipidi. Ida tuult ei puhu sisse. See matk on kindlasti füüsiliselt võimekatele. Mina olen oma võimete piiril, sellepärast et meil ei olnud räätsasid ja see oli päris korralik sumpamine. Nii, Paul soovis kreemrile. Issi teeb siis. Aitäh. Sedasi, see ei ole mulle hommikusöög poodis. Super luks. Palun vaja. See on püromaan. Ja miks te kraabite? Mis te ennem tuppa tegite? Mõlemad koerad tegid oma hommikuse pahanduse tuppa. Lihtsalt tühja koha pealt. Tätid. Selliseid kingitusi siis perenaisele. Nii, kuidas ma panen? Sa lihtsalt hakkad nagu alt rollima, vaata. Siit altpoolt või? Nagu, pane nagu peaaegu alla Aha, ja ma sain aru. Ja mina olen aasta ilma. Oi, mudane ja värv. Hirmu. Nii, räägime tänase päeva läbi. On sünnipäev. Mina lähen Paidesse ehituspooli. Nii, Paul läheb. Paulil on puuriit ja siis üritas kaubelda omale halduvõttu, aga vist ei õnnestunud. Oh my god, ma lähen sedasi Paidesse. It's so hot right now. Vahet ei ole see müts, kuidas ta on ikka on naljakas. Toidupoode ja härra läheb ise ehituspoodi. Nii, raha. Ma võin sinna vahele pani. Aitäh. Ma ei mäleta, kuidas see auto käima käib praegu. Siia. Jah, You can do it. Yes, I can. Siis meil tuleb väike shopping tour. Kunstiasju ja sinule süüa. Jah, Ma lähen Paidesse sedasi, aga sa saalis on Paide. It's fine. Mul on hästi palju parasiitsõnu. Esiteks see, kuidas ma ütlen YouTube on YouTube. Kui sa tahad Paides midagi saada, siis see on avatud esmaspäevast reedeni. Nii et meil ei ole Mari sünnipäevaks kunstitarbeid, aga me mõtleme midagi välja. See on lihtsalt nii äge. On see väga õnnelikuks praegu?
Oh my god. Magasilist saab päriselt kõike. See on kõik asjad, enne see 4 uut klaasi, mina ei tohtinud võtta. Ma ei tea, minul tegelikult sünnipäev mitte teha, aga alright, I guess. Kus me oleme praegu? Me oleme juustuletis, see on mul lemmikleht, tegelikult mulle meeldib lihaleht ka. Mis poes me oleme? Maximarket, Coop. See on nagu Paide kaubanduskeskus. Ja see on nagu kõige suurem asi, mis Paides üldse on, et siin ei ole mitte midagi muud teha. Ma ei tea, ta ostis just 3 Red Bulli endale. Olen ammu näinud suhkruvaba kuskil. See on kõige parem. Aga ma luban endale maksimaalselt päevas 1. Ma ei joo alkoholi. Nii, Mari sünnipäevani on aega veel 2 tundi ja 45 minutit. Mul oli vahepeal üks töövestlus. Oli üle ootuste äge. Panin isegi selle tüdrukuga proovipäeva paika. Ma olen väga õnnelik. Panen Mari joogid valmis. Panen ta kunstilaua valmis. Mari teeb ise praegu oma suupiste lauda. Ma oskan seda ka väga hästi, okei. Kumba sulle rohkem meeldib teha, heegeldada või seda? Heegeldada, siis ma saan Netflixi vaadata. See on ju lahe. Teen magusalaua, kus on makaronid. Siis ma panen sinna, no minu lemmikkommid on vahukommid. 9 oli teid, jah? Nii vähe. See on täpselt paras seltskond. Okei, lubad? Muidugi. Kutsu ka sinu sünnipäeval ainult 9 inimest. Äkki ei peagi sünnipäev. Miks? See on nii lahedad sõbrad. Ma tänan. Mari 15. Sünnipäevapidustused võivad alata. Ploon on tühi. Näed, siin ei õudsu mitte midagi sees. Kraan lahti, ventiil lahti. Noh. Tohutu paanika, Jaanika. Kui ilusad näita. No palun emme. Lies. My mom's a liar. Sorry. Switchime ära seda tüdele. Emme, kui see sinu poole lendab, siis palun nagu... Ei, ma telekas ei lähe, vaid ma tõmbasin välja sellest. No nii, rabarestosse minek. Õues on 5 kraadi. Kas sa oled soojalt? Olen väga soojalt, mul on vist ka. Väga tubli. Ja peab olema. Optimist. Maris ütles, et te pidite võtma mingisugust saepuru kaasa, aga sa selgitaksid mulle. Saepuru. Miks sa võtad vastu hooaja lõppu saepuru? Sa seal ilusamaks teha, ilusad pildid teha veel, siis lõpetusest. Las ta jääb sinna. Sinna võib tulla ilusad ilmad on, sinna võivad kõik tulla. See ei ole hooaja viimane sõit või? Ei ole hooaja viimane sõit. Lähme. Autoga. Kuhu sa mahud? Mida ettevaatlikult asju on taga väga palju. Ettevaatlikult alla 100. Meil on nii-öelda ametlikult hetkel viimane grupp Rabarestosse. Margo oli väga optimistlik ja arvas, et meil läheb veel täna väikse lisatripi. Kaks väikse seltskonnaga. Kuidas me ei suuda ära mahutada neid? Päriselt, ma praegu küsin seda. Siit lähevad mu viimased närid. Tahtisse teid turuda. Nii, oled sa ka valmis? Pildiks on. Ma ei ole tegelikult valmis, läheb tagasi. Marina on see, kes on ka tugevam kindlasti. Mine ees. Ossa. Eliise, ma usun sinust kõnniselt rahulikult üks alt teise ette. Jätkuvalt naeratus näkku. Mis filmib siin? Jaa. Tahaks, et ta nagu võtaks hoogu rohkem. Ja pilmi peale parem. Nii. Tegime Rabaresto sealt ju fotos talvekorterist ära. Näha, et Maris naeratab. Maris naeratab, nii et vähe ei ole. Ilmast alles on liha. Okei. Koristatud.
tehtud. Saab lumega tagasi minna. Aga talle peaks midagi, et keegi üle ei sõidaks. Meie kõige ilusamad linnud, lilled. Nagu neid ka maha neid. No lendur. Kakelda ei taha või? Täna tuli mulle täiega kallale. Aga mismoodi see siis nagu oli? Või? Minu arust temaga ilus. Ma jätaks nii. Vabandage, kus teie olete? Teie ei käi siin toas. Võt. Mine munele. Mine munele. Mine, Villu. Teie peaksite valvama säde. Sa oled valvur. Miks on kanad toas? Sina ka. Miks on kanad toas? Ja kui ma tulen, siis palun viska leili. Duubel 2, Margo ja Tuuli saunajutud. Et alustada algusest, siis tuleb kõik algusest ära rääkida. Mis sa tahad ära rääkida? Kuidas peremees võttis naise? Otsisin siit poolt ja otsisin sealt poolt. Kuskilt ei leidnud. Praegu leidsin. Peaaegu. No selles mõttes, et kui nägin tüdrukut, siis küsisin Merju käest, et kes see tüdruk on. Merju ütles, et kahju, aga see tüdruk on kinni. Ja siis läks aasta. Ja siis, kui ma enam ei olnud kinni, siis ma just Tallinnast tulin Tiiduga ja Merju helistas, ütles, et kuule Margo, et kas sa oled veel asjast huvitatud, et see tüdruk on nüüd saadaval, jah, nii oli. Keerasime otsa ringi Kitalt, peaaegu Paidus juba. Läksime kohe sinna Tabasallu restorani teiega sööma. Ja siis me jäime kohe suhtlema. Siis hakkasime kohe lapsi tegema. Sinna läks natukene aega. Mitte liiga palju. Just seda muidugi. Aga see ei olnud veel Hindreku tallu lugu. Ka Hindreku tallu meelitasid sa mu ühe alatu võttega, jah. Aga see peab jääma mingiseks järgmiseks korraks ikkagi. Ühesõnaga, see oli Tuuli ja Margo kokkusaamislugu vol 1. Siis juttu jätkub pikemaks. Ja nüüd leili viskama. Mis sa teed? Tegin sinna poole. Tästi hull. Nii. Aga paneme nüüd kinni. Oota, teeme ühe korra veel.